No nii, ujutud. Aga tundub, et väga hea mõte, et ma selle Temu tekkhõstis siin olen. Sest ikka see vesi ikka soojemaks ei lähe. Ja täna ma läksin lausa öössel vette, nii et ma ei näinudki seal midagi eriti. Nii et see oli ka väga huvitav kogemus. Praegu on juba koit alanud. Ikka 10 minti tagasi või nii. Läheb veel 30 minti väikese tõusuni. Värvid on ilusad. Aga peab hakkama timmima seda aega niimoodi, et ma saabun võib-olla siia randa, nii et circa 5 minti enne koitu midagi niimoodi. Siis võib-olla näeb ka midagi kujuda. Lõpus juba nägi, jah. Et see väga huvitav, kuidas sellisel kellaajal see taevavärvid nii kiiresti muutuvad, et juba 5 minutiga või isegi vähem, aga näeb juba suurt muutust. Aga jah, vedama astronoomia lehekülgedel näpuga järg, et mis kell on koit ja mis kell on päikesetõus ja oh jumal. Saaks ikka õigel ajal siia tulla. Et inimesi siin väga ei oleks. Ja ma eelmises mõtis, kui hakkasin rääkima sellest Maslow vajaduste püramiidist. Seda õpetatakse ülikoolides ja koolides. No see mõte on nagu ülilihtne, et sul on mingid vajadused, põhivajadused peavad olema rahuldatud, enne kui sa saad kõrgemate vajadustele minna. Et kõige lihtsam sellest arutada on nii, et kui sul on kõht tühi, sa nälgid, või sa pole kuskil elada, siis nojah, siis mõne pärast et on raske mõelda muudele vajadustele. Ja kõige kõrgemal on need eneseteostusvajadused, vaimsud vajadused. Ja sellele muidugi vastu vaielda, jah, et tegelikult ajalugu saab sellele vastu vaielda, sest on inimesi, kellel madalamad vajadused ei ole rahuldatud, on väga puudulikult rahuldatud ja ikkagi suudavad. Üks asi võib-olla, millega mul on, vaatan, kas siin taaratan, ei ole. Üks asi, ja nagu raske seletada inimestele, kellel ei ole nagu, ütleme, on inimesi, kellel on kogu aeg elus olnud kodu. Ühesõnaga selline kindel koht, kus nad elavad. Ideaalis ka selline koht, mille maksmises nad ei pea kunagi muretsema. See on kuskilt perelt, vanematelt tulnud või keegi teile maksab. Ja kus ei ole sellist kinnisvara pingeid. Kus ei ole pingeid. Ja siis nemad ei saa võib-olla aru inimesest, kes on elanud, ma ei tea, mitmekümnes erinevas kodus ma olen juba selle elu jooksul elanud. Aga, ja siis nende rahast arusaamine on muidugi teine, sellepärast, et mina arutan raha asju, siis ma arutan nagu ikkagi teistmoodi kui inimestel, kellel on kodu, eks ju. Et kui inimene, kellel on kodu, ja tegelikult sellest hakkab tulevikus olema ka see õpetajate probleem, sest sa saad õpetajale praegu vähem maksta, selles mõttes, et väga palju on neid vanemad inimesi, kellel on kodu. Siis kui tulevad nooremad peale, kellel kodu ei ole, siis nad ei ole nõus võib-olla, kui on võimalik mingit paremat tööd saada. Aga sellest tulevad ka omad positiivsed asjad, ma ei tea, kuidas positiivselt nimetada. Ma tean, üks kord, kui ma elus tundsin väga suurt õnne, oli selline hetk, kus mul oli käes oli kohver, kodu mul ei olnud mitte ühtegi. Et ma olin nagu teel kohta, kus ma olin kokku leppinud ja ma saan mõnda aega tuba üürida. Aga seal oleks ka ära kukkuda mingi asi, ja inimesi ei saa alati väga usaldada. Aga ja ma kõndisin tänavat, mul ei olnud mitte ühtegi kodu. Võõras riigis, võõras linnas. Ja ma tundsin kuidagi suurt meelerahu ja õnne. Et tegelikult peaks olema vastupidine emotsioon, jah, peaks olema pigem selline ihu üksinda maailmas, võõras riigis, võõras linnas, kodu pole, kogu mainevara on käe otsas.
et see pole nõrkadele muidugi jah. Aga ja siis võiks oodata mingit nagu sellist ängi või hirmu või mingit negatiivset emotsiooni. Ja vastupidi, väga selline helge, rahulik, meeldiv. See on nagu, see oli siis ka, kui ma seal Istanbuli lennuvas avastasin, et ma olin langenud röövi ohvriks. Siis see oli võib-olla, seal oli tegelikult seda negatiivset emotsioone küll, aga seal oli ka see, et see minevik ja tulevik kadusid ära. Et see oli nagu täpselt selles hetkes, ma olin selles hetkes, ma ütlesin, ma pean politsei kätte saama, pean selle politsei operatsiooni laskma korraldada. Ja Türgi politsei ei ole väga kena, aga mina ka ei ole väga kena. Nii et ma nende peal kõvasti nagu, sain nagu nendega kõvasti energiliselt, jah, nendega ei saa, nad ei tee midagi, kui sa nendega nagu normaalselt räägid. Siis sain nad nagu jalule ka. Nii. Aga jah, kui need madalamad väärtused on rahuldamata, siis on nagu eneseteostus raskem, jah. Seda tugi seda võrgustikku, tugipüramiidi, kui Maslow püramiidi, seda ei ole. Ja siis tuleb nagu hulluse tasandil tegutseda. Jah, see kinnisvara on vastik teema, siis noh. Ma hakkasin kunagi seda Nassim Nicholas Talebit sellepärast ka lugema, et ta ütles mõned asjad, mis oli väga head, millega mina olen nõus ja millega võib-olla eestlased nõus ei ole. Eestlased on väga sellist kinnisvara usku. Aga Taleb ütles, et kõige parem kinnisvaraliik ei ole omand. Kõige parem kinnisvaraliik on selline üür, mis on surmane üürleping. No fašisti, kus Hispaanias oli selline, jah. Keegi tuleb vastu. Nii. Mööda. Et seda ütles Taleb, et kõige parem kinnisvaraliik. Ja ma olen nõus sellega. See oli see kuninganna Elizabeth II, riieta, kes ta neid riiesse pani ja aitas seda selles küsimuses, eks ju. Temaga oli selline kokkulepe, et kui kuninganna sureb, siis talle antakse kuni elu lõpuni. Ta jääb oma majja edasi. Ja siis tuli kuskil uudistes, et pärast kuninganna surma, et ta visatakse oma majast välja. Ma seda uudist eluilmaski ei usu, et see on väga veider, et kuningas kunagi ei teeks. Ta viskaks oma ema sellist abilist välja, jah. Ja see muidugi seda ma hakkasin kohe guugeldama, mis jama on ja tuli välja, et teda visata välja, vaid talle antakse hoopis veel parem maja, veel uhkem maja ja ka elu lõpuni tasuta. Ja siis sellest kohtusest nagu tunned kadedust. Mõtled, et kurat, et kus inimesed ikka veab, eks. Et elab sellises kohutavalt iludas majas, kõik on kinni makstud, kõik kuni surma. Ja kui ära sureb, siis läheb see tagasi selle kuningu pere valdusesse, eks ju. Nad annavad kellegi teisele või üürivad kellegi teisele. Aga jah, see on see kõige parem omandiliik. Sest kui kinnisvara omand, sellega kunagi ei tea, eks ju, kui tuleb mingid kinnisvaramaksud ja see omandi haldamine on ju ka väga kulukas võib olla, kui on suur omand, eks ju, ja kindlustused ja midagi läheb katki ja midagi on remontida ja parandada. Üüriga on see, et sa tead, et sa võib-olla mingi aastaks on ma hakkan juba kõhima, see vesi on ikka külm, jah. Et jah, et mõtle kindlust võib-olla on selles mõttes, et sa võid hingest leidma selle kindluse sellisel. See võib alati väga lihtne, see võtab energiat ikkagi. Ja muidugi, see on palju ma ikka kõhima. Kui palju sa lased sellel asjal endale energiat võtta muidugi, sa võid mõelda muudele asjadele. Õppida stoitsismi ja muud asja. Aga olgu, aitab ka täna mõtisklusest.